Ja nagu näete, töö käib. Räägi sina, Leini, et mis koolid sa siis valisid? Kus koolis sa käid? Ma käin Tartu kunstikoolis siin. Tartu kunstikoolis. Aga miks sa just Eesti valisid? Miks mitte Ameerika või Hiina või... Mitte Ameerika. Miks? Ma ei taha Ameerika, aga ma valin see kunstiprogrammi. See pärast oli ainult Šveitsi, Rootsi, Leetu ja Eesti. Okay. Ja Rootsi ei saanud veel. Täis oli. Jah, täis, jah. Ja siis ma valisin Eesti, sest siin on see muusika ja lugu. Mulle väga meeldib muusika siin. Mis sa Eestist arvad? Kuidas sulle Eesti meeldib? Mulle väga meeldib. Mis sulle kõige rohkem meeldib? Tegelikult minu koolis, sest ma opin seal palju asjad. Mulle väga meeldib, et ma joonistan kogu aeg ja maalimine. Ja muideks me avastasime siin ennem eetriväliselt, et see sama Neiu meil korra olnud ka varem Noorte TV-s, kui Noorte TV oli sõbrapäevaga taskus, siis Neiu joontis pilte, see oli Bob Marley pilte ja no hullult kiitsime, hullult ilusad oli. Sa olid ju see Neiu, eks ole? Aga miks sa oma pilt näiteks kaasa jõudnud, et meile näidata? Siin? Ja. Mul ei ole kaasa. Nii kahju, aga oleks võinud võtta. Aga kas sa lähed varsti ära, eks ole, tagasi? Ei ole, me lähme tagasi Belgias juulis. No aga see on varsti tegelikult juba. Aga kas sa kavatsed ka tulla niisama tagasi Eestisse? Või ei, ma ei taha sinna tulla, mul aitab. Ma loodan, et ma saan tulema tagasi üks kord või palju kord, aga ma ei tea juba, et Belgias ma hakkan käima ülkoolis. Ja see on, jah, palju aegad õppida, et siis ma ei tea, mingi vaba aeg, et selge, aga sina hakkasin kookama ja sina räägi siis, Sofia, miks sa siis Eesti valisid? See on väga raske küsimus. Ma ei tea täpselt, ma ei tahtnud Ameerika minna, kuna kõik teevad seda ja see on, ma ei tea, natuke igav. Kas sulle meeldiks siis McDonald's või? Mitte väga. Ma pean ütlema, mitte väga. Aga ja, sellepärast, et kõigile meeldib McDonald's, ma olen ka väga sageli sõpradega ja nii. Ja, aga ma ei tea, ma lihtsalt lugesin see Eesti, kui ma pidin valima, kuhu ma tahan minna ja siis ma mõtlesin, tundub huvitav ja et keegi ei tea midagi Eestist ja siis ma ütlen, et ma lähen Eestisse ja siis on midagi teine. Aga palju sa varem üldse Eestist teadsid? Ma arvan mitte midagi. Mitte midagi? Mitte midagi, jah. Aga kus koolis sina käid? Ma käin Karlova koolis. Karlovas? Gümnaasiumis, jah. Seal käin. Ja kuidas sa siis Saksamaale tagasi lähed? Sama aja nagu Lenni. Ma arvan, me lähme koos tagasi. Või? Ja, bussiga lähme tagasi. Aga kas sa näiteks plaanid ka niisama kui turistina tulla siia? Näiteks, kunas sinna uuesti Eesti näha saab? Suvel? Ma arvan suve või kevadel, mitte talve ja mitte sügisel. Talvel on liiga külm ja sügisel on liiga palju vihma. Ja tõesti seda lund on meil siin kõvasti on, aga õnneks see sulab. Ja ma kuulsin, et sellel talvel on väga, mis on... Palju ja väga külm ja ei ole tavaline. Ei ole. Siis võib-olla ma ei tea, kuidas tavaliselt siin talvel on. Ma pean kunagi vaatama. Aga räägi, kus maal sa siis söögi tegemisiga oled? Seda? Ja, kus maal sa oled? See on Itaaliast, ma arvan. Me teeme seda väga sageli kodus Saksamaal. See on siis suke kerge snacks, jah? Jah, on nagu sai ja tomat. See käib siis nagu sai, tomat, küüslauk, mis veel? Õli. Ja ongi kõik. Pannis ja siis on, kõik. Väga lihtne. On väga lihtne, ja. Aga tehke järgi. Sellepärast on. Ja räägi, mis sa praegu teed siin? Ma teen siia tainas. Muna või jahu. Ja paned selle nagu siia peale siis või? Mis mõttes nagu? Ei ole, see on... Tegelikult see on sama, aga meil ei ole ahju siin, siis ma teen seda. Sa näidid, kuidas käib, jah? Jah. Selge. Aga mis moodi selle näeks ära kaunistad või niimoodi? Ei kaunista, aga lihtsalt ongi kook nagu, jah? Kook on valmis ja näidid, kuidas sa tegid seda? Jah. Selge, võt nii. Me jääme siin kooki tegema ja siis seda keerulise nimega võisaia
ja lähme Täpselt. vaatame, mis teeb kõrvalt stuudio.